Tervist, head Objektiivi vaatajad. Mul on suurepäraselt hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios vanu häid sõpru Marikat ja Vahur-Paul Põldmaad. Tervist! Tere! Tere! Ja täna me räägime ja teeme saate, mille žanreid mina ka tegin mingil ajal, nimelt kuskil 10-12 aastat tagasi Klassikaraadios. See on selline kultuurijutt, raamatu tutvustus ja Objektiivis praegu me polegi sellist asja veel teinud siin Objektiivi ajaloo jooksul väga palju. Et tere tulemast siia stuudiosse ja rääkima sellisest autorist nagu Charles Péguy, kelle üks raamat, peamine teos Jeanne d'Arci armastuse müsteerium on esimest korda eesti keeles välja antud nüüd Marika sinu tõlkes. Ma ütlen kohe alguses ära, et üks põhjus, miks te siin olete, on see, et te olete lihtsalt minu sõbrad. Ja me tunneme teineteist juba, ma ei tea, 20 ja rohkem aastat ja selleks... Valverännakul me käisime 25 aastat tagasi. 25 aastat tagasi, täpselt. Ja siis järelikult üks aasta koolis me juba olime koos, nii et vähemalt 26 aastat me tunneme teineteist. Ja koolis õppisime juba, et... Ja kuna te siin stuudios enamus aega kõik inimesed sinatate, siis ma teen ettepaneku täna nagu harjutuse mõttes, et võiks teietada. Väga mõistlik. See on väga mõistlik ettepanek. Et püüame siis nagu teie, Markus, asja arendada. Aitäh teile, Vahur-Paul. Ja mina olen ka Markusega õppinud koos EHIS. Absoluutselt. Et selles mõttes me oleme ka ülikoolikaaslased. Ülikoolikaaslased, täpselt. Ja tore on näha nüüd, et ülikoolikaaslased on hakkama saanud sellise suure kultuuriheerose tööga tegelikult, et ega siin midagi pole teha, et Charles Péguy on autor, keda eesti keeles ei ole saanud enne lugeda ja sina, Marika, oled tegelenud selle tõlkimisega nüüd siis, nagu sa ise ütled siin sellel oma Charles Péguy lehel ka 20 aastat kuskil. Aga mis sind üldse Péguy juurde viis? Ma arvan, et... Vabandust, teid! Et ma arvan, et teid on nagu ka väga kohane, et me tõesti olime Vahur-Pauliga koos, kui me Péguy avastasime. Ja me olime koos ka Prantsusmaal, kui ma hakkasin seda tõlkima. Nii et... Me kohtusime Mašaga, kuidas me kokku saime, oli prantsuse keele loengus. Ja pärast sinuga palverännakult tulekut, kuu aja pärast toimus see loeng, nii et me kohtusime temaga, kus me olime küsimusega kutsumustest ja mina sain siis vastuse. Ja nüüd on Vahur-Paul see, kellele ma esitan kõik oma küsimused, raskused seoses Péguy tõlkimisega. Ja tema on antud hetkel on ka esimene selle raamatu lugeja, kes on tõesti kaanest kaaneni selle läbi töötanud. Ja, sest et mina loen üldiselt raamatuid häälega, ja siis kuna see on näidend, siis ma lugesin ta häälega kodus läbi selleks, et näha, kas see suhu mahub. Ja kõik, mis suhu ei mahtunud, läks ümbertegemisele. See on väga hea kriteerium üldse häälega läbi lugeda tekst, et üha rohkem saab nagu tekstist aru ja tekst jõuab kohale, kui häälega loed. Et kas sina pigem nagu mõtled teksti või loed ise ka seda teksti, mida sa tõlgid? Et peab ütlema, et tegelikult Péguy on selline autor, keda peab häälega lugema. Et esiteks, kui teda nagu hakkad lugema, siis nagu automaatselt sa märkad, et tegelikult tahaks lugeda häälega või et see hakkab nagu, juba nagu hakkad kuulma, kuigi alles nagu justkui silmadega loed, ja ta on küll nagu selline autor, et kellel läks, ta jõudnud kohe teatrilavadele, aga praeguseks on seda näidendit mängitud ikkagi päris mitmes variandis. Aga Eesti puhul võiks öelda seda, et kindlasti publikut oleks umbes ühe rea jagu, ühe etenduse jagu. Oled sa kindel? Ja, et ma olen päris veendunud, et see 500 tiraaž, seda müüvad veel meie lapselapsed, sest et oleme ausad, see on nii raske ja keeruline tekst, et igas põlvkonnas sünnib üks inimene, kes seda võiks lugeda, nii et kui tegelikult see meie jaoks investeering,
et me vahetasime lihtsalt kulla ümber, tegime raamatu ja nüüd siis hoiame seda raamatu kujul. Ära sa ütle midagi, me teeme sellele raamatule siin Objektiivis veel reklaami ja tegu on ikkagi Objektiivi sellise reklaamistuudioga. Täna ei ole siin laual kanahakk-liha, nii nagu vanadel nõukogude aegadel, vaid tõesti Charles Péguy ja räägime ka sellest, kuidas seda raamatut saab osta. Aga muuseas enne veel mõtlesin, et oleks hea tutvustada, et sina oled ju õppinud Humanitaarinstituudis näitlejaks, sina oled romanistika eriala inimene, prantsuse keelt tudeerinud ja prantsuse keelt ja kirjandust loomulikult, aga juba pikemat aega te elate hoopis tükis maal. Te vahetasite sellise linnaelu täieliku maavaikuse vastu. Teil on seal maal lambad, kitsed, jänesed, kui ma ei eksi. Mis sellise otsuse tingis? Võib-olla see oli selline, ma olen, eks ole, selle ühe näidendi, ühe lavastuse näitleja. Alessandro Barrico monoloog Novecento oli see, mille ma kunagi maale tõin ja mida ma mängisin 22 aastat. Ja selle vahepeale tuli ju midagi teha. Ja siis Maša õppis, eks ole, BFM-is stsenaristikat ja siis me tegime selle aja jooksul 2 filmi ja need 2 filmi, kui neid kokku panna, siis oleme ausad, et need autorid lähevad ühel hetkel nagu päriselt maale ja püüavad maast ära elada. Et kui see üks film filosoofist on see, kuidas ei ole võimalik maal ära elada ja siis teine on piimamehest, kes elab väga hästi ära maast ja toidab ja katab, siis meie läksime nii-öelda tõukudes oma filmidest, läksime maale, nüüd me oleme 11 talve seal üle elanud ja kari on tõusuteel, me toidame ennast ära enda piimatoodetega, munadega, lihaga, lamba ja kitseliha, nahad, villad, Maša teeb ka suurepäraselt ise käsitööd villaga. Nii et jah, et me katame ja toidame ennast ikkagi ise ära, et meil on laua peal 90% oma toodetud toit. See oli mõnes huvitav mõte, et ma tean, et sul on täna sünnipäev ja me enne saadet ilusti kõik õnnitlesime ja kõik on formaalsused on täidetud. Et mõtlesin seda, et huvitav, mida kinkida maamehele. Et ma ei oskagi midagi kinkida. Selles mõttes, et sul on teatavas mõttes kõik olemas. Sul on olemas kõik see, nagu see elementaarne, et kui ma ei tea, heade sõprade poole lähen, siis ma kingin võib-olla pudeli veini näiteks või võtan, aga või miks mitte ka võtaks nagu hea tüki nagu lamba kintsu kaasa, näiteks nagu suurepärane kink. Aga sinule ma mõtlen seda kinkida, sellepärast, et sina elad kõige selle külluse sees teatavas mõttes juba. Ja meil on reaalselt piimamäed ja pudruojad. Ja. Aga tuleme Péguy juurde tagasi nüüd ja tuleme selle teose ja teksti juurde. Ja tegelikult me läheme Péguy juurde täpselt seda sama teed pidi, sest Péguy on vaesest perekonnast, kes on maalt, kes on lihtsast perekonnast. Et Maša võib-olla räägib täpsemalt, aga minu jaoks oli Péguy väga mõjus just sellepärast, et me oleme väga sarnasest kohast pärit, maalt. Ja Péguy on tegelikult pärit lihtrahva hulgast, et tema vanaema oli see, kes kunagi maalt Orleani linna tuli ja siis hakkasid seal tööle käsitöölistena. Toolipõhja punujad. Ja Péguil on lapsepõlve mälestus on selline hästi töine, väike, vaene, aga väga selline rõõmus kodu. Aga võib-olla rõhuline on ikkagi see, et ka usuleige meie selle teose kontekstis, tema kontekstis see, et ta on selline väga klassikalise tänapäeva eestlase pere, väga usuleige. See oli nagu niimoodi, et see on nagu ma tegelikult saatesõnas kirjutasin vist ka, et selle rahval, kelle seas Péguy kasvas, et tal oli selline tõdemus, et töötada, see tähendab palvetada. Et see palve ja usk, et ta oli nagu nii elementaarsel tasandil rahva seas, aga üldse tal jäi puudu sellest ühenduslülist nagu selle vahel, mida õpetas kirik, mida ta õppis kateheesis, usuõpetuses
ja see, mida ta sai kodus, et see oli nagu see, milleks ta pidi oma enda tee läbi käima, et ta jõuaks siis selle hetkeni, et ta saab öelda, jah, ma usun, ma olen katoliiklane. Kas Pegui tõukub ka kuidagi sellest oma enda kodusest olekust ja sellest oma enda juurtest? Tõukub selles mõttes küll, et tal üks esimene teos, mis tal jäi ka lõpetamata, on Pierre ühe kodanliku elu algus. Et tegelikult ta tajus seda, et ta sündis sellise murrangulisel ajal nii-öelda, mida ta nimetab ise, et oli küll see endisaegne Prantsusmaa oli olemas veel, aga oli samas ka nagu selline nii-öelda kapitalismi sissetung, et ta samas tundis juba, et ta ema unistas nagu sellest oma klassist välja saamisest, et tal oleks kunagi väikene maja kuskil linnaservas, et töötada kõvasti, et siis seal pensionipõlve veeta, et ta oli siin väike kodanlik unistus nagu ja sellest Pegui tahtis välja murda, et ta ei oleks tahtnud võib-olla isegi välja murda sellest endisaegsest Prantsusmaast, mida ta ülistab ka võrreldes selle modernismi ajastuga, aga just sellest sest jah, oluline on ka see, et Prantsusmaa on just selles olukorras, kus nad on kaotajad. Preisi Prantsuse sõjas, nemad on esimest korda pärast kõikide Napoleonide suuri võite on nad järsku kaotajad. Ja Pegui isa sureb ka tegelikult, kui Pegui on veel ju imik selle sõja tagajärjel. Jah, et Beguil on jah väga nagu see mälestus isast ja mõnes mõttes seda ta otsib ka läbi kõigi teoste ja lõpuks ta leiab sellele jumalisa kujus, mis ta näiteks just läbi müsteeriumit, mida edasi, et järjest tugevamalt tuleb esile just see isa ja poja suhe. Pegui on vaimulik ja katoliiklik autor, vähemalt niimoodi teda tuntakse üldiselt, aga tegelikult ta teeb läbi metamorfoosi, mis on päris huvitav ja tema katoliiklus ei ole ka mingisugune, ütleme niimoodi, selline kõige klassikalisemat tüüpi katoliiklus. Et Pegui läheb ülikooli ja seal temast saab sotsialist. Nii et ta otsib sotsialismi kaudu headuse võitu kurjuse üle, nagu siin korduvalt on välja toodud, mis on tema üheks nagu elu motoks. Maša väga ilusti tegelikult siia sõites mulle jutustas selle ümber, ma võtan siis ühe lausega kokku, et ta jõuab sellesse kaotajate seltskonda ja Pariisis tekib, eks ole, nende kaotajate vastasleer, kes ei ole nõus olema kaotajad, ehk siis Pariisi kommuun, kes surutakse julmalt maha, aga see Pariisi kommuuni seltskond on need ideaalsed sotsialistid. Ja nendest jääb siis, ütleme, selline tuhk, kuhu peale Pegui jõuab Pariisis tänu oma üliandekale mõistusele, oma geniaalsusele, oma tarkusele. Ta saab ju kõik stipendiumid ainult tänu sellele, et ta on väga edukas õpilane. Et tema seisusest ei oleks mitte ükski õpilane, keegi ei oleks sealt välja murdnud, aga tänu oma võimekusele murrab ta sealt nii-öelda Pariisi. Ja Pariisis on just see nii-öelda murtute seltskond, kuhu ta jõuab. Sest et ka ühe selle Pariisi kommuuni peanaise sõbranna on siis tema tulevane ämm, ehk siis tema üks sõber on sellest keskkonnast pärit, kus on see sotsialistlik ideaal, kus tõesti kõik on võrdsed ja kõigile jagub ja kõik peabki olema nii-öelda see rikkad aitavad vaesed ja vaesed toetavad rikkaid aga üsna ruttu ta jõuab oma sellisel arusaamisele sellest, milleks muutub sotsialism sellise parteiliiniks, kuidas ta erakonnastub ja parteistub. Jah,
et selles mõttes jah, et Peguil oli, et teisest küljest oli ju ka sellel ajal, kui Pegui õppis Pariisis, oli ka see Rerum Novarum, mis oli eelmise paavst Leo 13. jah, just tekst, mis väga nagu mõjutas ka nagu sealset just üliõpilaskonda ka ja tema lütseumi päevil just, et nagu selles vaimus nad käisid ka aitamas kõiki neid hädavajajaid. Panin tähele ühe väikest pisikest fakti. Teie raamat tuli välja trükikojast 8. mail aastal 2025. Samal päeval valiti paavst Leo 14. Paavstiks. Ja tähelepanu, täna on 16. mai ja Jeanne d'Arc kanoniseeriti pühakuks 16. mail. 1920. No näed, juhuseid ei ole. Ahaa, Rerum Novarum. Kas see entsüklika mõjutas Peguid ka kuidagi? No jah, et selles mõttes mitte ainult Peguid, vaid jah, tal oli siiski, see oli nagu, ütleme nii, et katoliiklus sai nagu hoopis teistsuguse kõlapinna nagu läbi selle ühiskonnas, sest et tõesti oli tekkinud nagu selline kriitiline viletsuses elavate inimeste mass ja oli ilmselge, et midagi tuleb ette võtta, et ka kirik peab nagu konkreetselt võtma suhte ja tundma nagu vastutust ka selle ees, sest et Pegui heitis katoliku kirikule ette just ligimese armastuse puudumist, et samas, mis tal endal oli nagu selline täiesti kaasa antud voorus, sest et Pegui puhul oli tõesti, et mida kõik ta sõbrad räägivad ka, et ta nägi vaesuse väärtust, aga ta ei suutnud näha viletsust. Et viletsus on just see, mis inimesed ühiskonnast välja heidab, et mis teeb need nagu ühesõnaga täiesti, jätab nad täiesti üksinda. Et see oli tegelikult üks Pegui peateema ka, et ta ei suutnud näha, kui keegi on täiesti üksinda. Väga huvitav, jaa. Kahtlemata, kui siin lugeja võib-olla ei ole niivõrd katoliku maailmaga ja Leo 13. entsüklikatega tuttav, siis väga üldiselt, väga kiirelt võib ütelda, et Leo 13. oma selles Rerum Novarum entsüklikas, mis tuleb 19. sajandi lõpupoole välja, põhimõtteliselt teeb mida? Mõistab hukka kommunismi, aga ühelt poolt mõistab hukka ka sellise täieliku vaba nii-öelda turumajanduse, kus inimesel ei ole mitte mingisugustki väärtust, kus need nagu inimesed, kes tulevad linna, nagu ma ei tea, Birminghamis, Inglismaal, igal pool niimoodi, kes töötavad nendes vabrikutes, väiksed lapsed kuni, ma ei tea, 18 tundi päevas, 20 tundi päevas, eks ju, et selline asi tuleb ära lõpetada, räägitakse inimväärikusest, räägitakse tööliste õigusest, õiglasele palgale ja tuuakse sellise nii-öelda kommunismi ja kapitalismi dihhotoomia asemele hoopistükkis ühishüve, eks ju, mis on nagu peamine tasand, et ühiskond peab toimima niimoodi, et me vaatame, mis on ühishüve tasandil oluline ühiskonnale ja ühishüve tasandil on kindlasti oluline see, et inimesi ei kasutata ära niimoodi, nagu see varajane nii-öelda röövkapitalism seda tegi. Et selles mõttes nagu jah, ütleme nii, et Leo 13. ulatab põhimõtteliselt ikkagi sellise käe kogu sellele sotsiaalsele väljale, mis on tekkinud nii Prantsusmaal kui ka Inglismaal ja mille nagu kibedaid vilju tegelikult me oleme nautinud terve 20. sajandi, sellepärast et just nimelt sellest tuli välja ei midagi muud kui põhimõtteliselt nagu kommunistlik revolutsiooniline ideoloogia. Aga see selleks lihtsalt, et jaa, tõepoolest. Pegui aga siiski pöördub katoliiklusesse ja see on nüüd huvitav peatükk. Ta pöördub tagasi katoliiklusesse, rõhutab. Ta vist ise ei tunnista, et ta pöördub. Just nimelt, et ta ei nimeta seda pöördumiseks, ta ütleb, et katoliikluse ma leidsin tee lõpus. Et just nimelt, et enne seda on just see, et tal on see pettumus selles sotsialismis, et see tõesti, et tema räägib sellest,
just selline ideaalne linn või no sisuliselt see on nagu see, no ta unistab ikkagi sellest maapealsest paradiisist, eks, aga et just sellisest, noh, et mis ei ole Jumala kuningriik, aga see on aste enne seda, et nii-öelda Kristuse linn sisuliselt. Et ja ta nägi, et sotsialism tegelikult parteistudes, tal pole vähimatki lootust selleni jõuda. Et ja läbi selle, et ta hakkab otsima sügavamalt. Sest ta ütlebki, et tõeline revolutsioon on just süvenemine, et ainult nagu süvenedes, minnes sügavamale, saab jõuda nagu sellise põhilisema tasandi juurde, kus saab sündida mingi muutus. Et see ei ole uue loomine, vaid vastupidi, et see on sügavamale minek. Kas see sügavamale minek kuidagi kajastub Pegui enda stiilis ja teostes ka? Et esimene asi, mida vähemalt mina tähele panin, on see, et Peguil on vähemalt välises vormis palju kordusi. Ja see kiusatus seda kuulda ja näha on, aga eks see on ka natukene vaata nende inimeste kogemus, kes loevad igapäevaselt Roosipärga, et kas see minu eilne Roosipärg ja tänane Roosipärg on sama asi. Eks ole, et päris nagu see, kes seda praktiseerib, tema jaoks ei ole see sama asi. On ka intentsioonid muutuvad, keskkond muutub, kus me oleme. Ja see Roosipärja kordamine ei ole kunagi tegelikult sama ja tegelikult on ka, Pegui on ise öelnud, et tal ei ole kordusi, ta on uhke selle üle. Ma mõtlen, et tegelikult on, et miks Pegui näiteks minule meeldib, on just see, et ma tunnen, et ta elustab mälestust paradiisi aiast. Et see on, ja see on ka see teistmoodi ajakogemus. Sest just nimelt, et paradiisi aed, et kui Augustiinuselt on see, et me ei puhka ennem, kui me oleme jälle koos Jumalaga, et kui on veel midagi, mis lahutab meid Jumalast, et siis paradiisi aias on just see teine pool, on see puhkus Jumalaga koosolek, Jumalaga vestlemine, no mõnes mõttes on see, mida otsivad karmeliidid, et sõbralik vestlus Jumalaga, et tegelikult see on just selline keel ja selline mõtlemine, et mis nagu avaldub müsteeriumites ja milleni Pegui jõuab, et ta näiteks ütleb ka, et ma kirjanikuna, et ma ei mõtle välja, vaid ma avastan, et see ongi just nagu selle, et ta tõesti läheb tagasi kõige sügavama tasandi juurde, mis tema jaoks on võimalik. Et just see mälestus paradiisi aiast ja tema viimane teos on ju ka Eeva, mis on just nimelt räägib meie esiema lugu, et kes siis on reaalselt kogenud seda langust, et paradiisist siis praegusesse maailma ja see on huvitav, kui sa räägid sellest, siis mulle tundub nagu sinna kajastuks mingisugune ürgne prantsuse vaimsus, mis tegelikult väljendub ja puhkeb õide väikeses Theresas, karmeliidi pühakus. Et tema väike tee samamoodi on ju see, et inimene ei jõua mitte kuskile, aga Kristus tuleb igale poole vastu, need sammud aitab tal teha Kristus. Et mulle tundub, et Peguil võiks olla mingisugune sarnane liin või eksin ma? Ja nad olid ju ajaliselt ka üsna lähedased, eks, aga et nad otseselt selles mõttes ei, aga Theresal oli ju ka, väiksel Theresil oli Jeanne d'Arc, keda ta mängis, nii et läbi selle on kindlasti seos. Ja, et nad on ikkagi seotud olnud, aga tegelikult kui vaadata nüüd seda näidendit, siis see näidendis on kõigi jaoks on ju Jeanne d'Arc tuttav. Kõik teavad, kes see Jeanne d'Arc on. Aga kui vaadata nüüd seda, kuidas Charles Pegui teda käsitleb, on ikkagi see, et ta paneb ühe 13-aastase tüdruku sinna lambaid hoidma ja ketrama ja
ja tüdruk, kes veel ei tea, et tal on selline missioon siin elus kanda, millest me justkui kõik nüüd juba teame, eks ole. Ja ta suudab sellest teha sellise paaritunnise vestluse sellest, kuidas üks 13-aastane tüdruk on karjas. Ja seal sees on juba kõik need tulevased võidud ja see, et temast saab nagu suur sõjamees. Ja kaotused. Ja kaotused. Et see on jah, tegelikult see on huvitav, et seda kohe nagu ei taju, aga kui sellele teosele järele mõelda, siis sa tõesti näed, et terve Jeanne d'Arci elu on juba selles näidendis, mis on nagu justkui ettevalmistus ainult sellele, mis hakkab sündima. Ja just läbi Jeesuse, sest et kui näiteks seal näidendi lõpus on Jeannil on, õigemini siis on ta Jeannette veel, sest et Peggy ütleb, või ühesõnaga Jeanniks ta saab alles siis, kui ta on saanud kutsumuse enda missiooni. Et enne seda ta on külas, nagu teised tüdrukud on Jeannette. Et kuidas ta ei suuda leppida sellega, et kõik jätsid Jeesuse maha. Et apostlid kõik jätsid Jeesuse maha. Ja ta ütleb, et mina ei oleks teda maha jätnud. Ja lõpuks me näeme, et oma elus tal on ka, et kui ta on täpselt samas olukorras kui Jeesus, mida Peggy rõhutab, et tema jaoks on Jeanne d'Arc on kõige suurem pühak peale Jeesust, sest tõesti, et Jeesuse elu detailideni välja peegeldub nagu nii otseselt selles Jeanne'i loos, kui süveneda. Jeanne d'Arc ütleb selles raamatus välja mõtte, et kui kõik inimesed põrgust vabastada, siis mina läheks nende asemele sinna. Väike Jeanette. Väga selline mõte, mis ilmselt on pühakutel läbi käinud, see tuleb hagiograafiast kuskilt välja. Et kuigi õpetus ütleb seda, et põrgust enam välja ei saa, aga see inimlik lootus või see selline idee, et ma oleksin kas või ise seal, kui kõik teised saaks. See mulle tundub midagi ürpegiilikku või? See on selles mõttes, ta on nagu see ligimese armastus, eks, et see on nagu äärmuslik ligimese armastus, et ongi, et nii-öelda, et mis ma siin ka kirjutasin, et Jeanne on, et ta on justkui nagu selle mässaja ja pühaku ristteel. Et see ongi, et see on nagu veel see, ja just nimelt, et ta vajab nagu seda sõna otse Jumalalt, et siis leida see tasakaal, et ta saab minna edasi. Mis protsess see tõlkeprotsess oli, et mis kestab 20 aastat? No kõigepealt, eks ole, see Jeanne'i juurde jõudmine, kõigepealt, eks ole, Maša hakkas otsima endale bakalaureuse tööks materjali. Ja kuna ta oli parajasti minu kui näitleja abikaasa, siis ta hakkas otsima dramaturgiast, millest teha bakalaureuse töö. Ja hakkasime vaatama, et kes on need pühakud, kes võiks olla, keda võiks välja tuua. Ja siis me jõudsime tegelikult, ma arvan, kuidagi väga vaistlikult või läbi mingisuguse palvetunnetuse või mingisuguse imeliku tee jõudsime. Ma küll ei mäleta, kas sina mäletad, mis pärast me Jeanne'ini jõudsime. Aga igatahes saime aru, et Jeanne'ist on kirjutatud väga palju näidendeid ja ühe augustikuu me veetsime Pariisis raamatukogus ja lugesime sadu näidendeid, kus Jeanne oli tegelaskuju. 19. sajandil prantslased väga armastasid teda oma tegelaskujuks võtta ja siis me järgmisel suvel olime Naapolis paariks päevaks, kus me olime varem elanud ja ühele sõbrale, kes tol hetkel oli selline ilmikmunk ja kui me ütlesime, et me tegeleme Jeanne d'Arciga, siis ta ütles, et siis te jõuate Charles Peggy juurde. Ja siis tookord meil kinnitus see Peggy ja see oli siis aastal 2003-2004, nii et tänaseks on
see tutvus ja sõprus Pegiga olnud 22-aastane ja tõlkinud seda teost konkreetselt oled üks natuke üle 10 aasta. Ma arvan, no lõviosa on ikka sellest ajast, et kui ma olen üksi selle tekstiga olnud ja nuputanud ja mitme nagu tõlkimine on, et sa pead tegelikult väga mitu korda mingit teksti üle käima ja tegelikult ongi hea, et kui on mingid probleemkohad, et sina jääb aega vahepeale, et siis sa saad nagu jälle uue pilguga vaadata. Aga muidugi nüüd see, mis me tegime nüüd selle raamatu jaoks, et siis sellele järgnes ikkagi selline väga intensiivne toimetamisperiood, et mis me tegime Tiina Niitvägi Ellamaaga, et see, mis oli ka selles mõttes väga huvitav, et kuna temal on Eesti õigeusu kiriku taust, et siis olid ka just mitmed need Pegi terminid, et mida me vaidlesime ka, et mida panna, kas või näiteks müsteerium neil on elementaarne, on salasus ja seal läbi liturgia kogu aeg see kartusväärne salasus. Ja see on selline otsimine. Et see on nüüd väga oluline asi tegelikult, et kui hakata nüüd sellist nagu romaanipärandist tulenevat katoliiklikku keelt panema siia 500-aastase Eesti luterliku, protestantliku eesti keele konteksti, siis siin tekib kohe selline tõsine probleem ilmselt, et ma olen seda ise kogenud vägagi palju ja see müsteeriumi mõiste on nüüd nagu hea näide kohe. Kui palju sul sellega tuli üldse maadelda? Ikkagi kogu aeg pidin maadlema. Teadnud sõnad just, mis on nagu töötamisega, nagu selles mõttes, et ma ei tea, et meil on nagu hästi palju näiteks töötamisega kohe igasuguseid negatiivse konnotatsiooniga rassimine, müttamine, nagu selles mõttes, mis ei sobi nagu näiteks nagu selle näiteks mul oli vist seal, ma lõpuks valisin, et need vaeva-aastad või ei ole mingid rügamise aastad või rassimise aastad, mis iganes, aga lihtsalt need kujutluspildid, mis tekivad, on nagu hoopis teissugused, nii või teenimisega seoses ja kõik see, mis on nagu Kus sul on see hea näide on see, et Prantsusmaal tollel ajal, tollel hetkel oli väga palju töid, mis olid väga kõrges hinnas ja nad kasutasid iga töö jaoks eraldi sõna, aga meil üldiselt on ikkagi see tööinimene on ikka selline negatiivne tegelane ja tööinimene on nagu ainult see üks hea sõna ja kui sa hakkad otsima mingisugust muud sõna, siis sa leiad ikka mingisuguse väga halvustava konnotatsiooni. Tegelikult nagu meil on ju ka see töö, eks ole, tõde ja õigus, kui tee tööd, siis tuleb ka armastus. Aga just ma vist õega kunagi just arutasin selle üle, et Tammsaarel tal endal ju ka ei olnud ilmselt seda õiget nagu selle maainimese töökogemust, et tal tegelikult see, et Pegi räägib tööst ja ülistab tööd, et ta ütleb, et see on nagu selline traditsioonilise ühiskonna alus on just see hästi tehtud töö, et see on see, mis loob korrastatud ühiskonna. Meil on nagu see esiteks nagu praegu üldse ta on nagu nii sellest sotsialistlikust ühiskonnast ja kapitalistlikust ühiskonnast see sõna töö on nagu saanud nii moonutatud sellise tähendusvälja, et see selles mõttes see ongi nagu tagasiminek paradiisi aeda natuke, kui me loeme sellest tööst Pegi kontekstis. See on väga huvitav konnotatsioon ja punkt tegelikult, millel võiks teha terve saate, sellepärast et mulle tundub, et see töö mõiste Eestis on väga paljuski nagu seotud ikkagi selle 700-aastase orjapõlve müüdiga, et töö on see, mida tehakse kellelegi teisele. Töö on see, millest sina kasu ei saa. See tuleb alles nagu hiljem, eks ju, see selline nagu Eesti-aegne idee, et ma nüüd oma tööga tulen ja rügan oma talu ülesse. Aga
ja noh, Venemaal mulle tundub, et see on veelgi kaugemal arenenud. See töö tähendab seda, millest pärisori kasu ei saa üldse. See on see, mis on temast täiesti, mille tulemus on temast täiesti võõrandatud. Ma hakkan kõlama nagu Karl Marx põhimõtteliselt, aga või lisaväärtus on võõrandatud. Nii, aga siin nagu traditsionaalses sellises katoliiklikus ühiskonnas, eks ju, ongi ju töö üks neid selliseid, kuidas öelda, enesepühitsuse viise, eks ju. Ja see ei pea olema mingisugune nagu hull rügamine, vaid see on enesepühitsuse viise. Alati, kui keegi tuleb ja räägib mulle, et itaallased on jube laisad ja ne ei oska tööd teha, siis ma ütlen neile näitaks hea meelega näiteks sellist asja nagu Püha Peetruse katedraal ja ülejäänud pool Rooma linna. Et vaadake, kuidas mehed on ära laiselnud omale sellise asja siin valmis, et imeline rahvas. Ma ei tea kuskil sellist asja. Ma arvan, et ka see Maša tõlkega läks ka selles mõttes nüüd nagu see asi lõpuks täkkesse, kus ta on pidanud kogema seda, mis tähendab, et lammas on oma pügajate ees vagusi. Mina, kes ma viin oma kitsed ja lambad karja, nad tunnevad minu häält. Et me oleme nüüd 11 aastat seda kogenud, et mis see reaalne iseenese katmine tähendab. Ma arvan, ainult tänu sellele kogemusele on see tõlge saanud võimalikuks nüüd. Ma arvan, et miks me selle ise andsime välja lõpuks ka otsusena, mitte mingi suure kirjastuse juures, oli ka see, et tegelikult me oleme talus nii ära harjunud sellega, et kõik asjad tuleb ise ära teha. Lihtsalt see on nii elementaarne, et tegelikult kui sa midagi alustad, siis sa pead ka lõpetama, peab olema täisring, peab peale tulema, et mõnes mõttes et kui ma võtan selle raamatu, tõlgin ja toimetan, annan välja ja just nimelt, et nüüd ka tutvustan, et siis ja võtan vastu tagasisidet. et see ongi see terve see ring. Absoluutselt. Aga tuleme nüüd nagu selliste maiste asjade juurde ka, et millal raamatu esitlus on? Millal, Maša, sa tahaksid, et teeksime raamatu esitluse? Kahjuks tegelikult see 16. mai oleks väga hästi sobinud. Aga teeme praegu. Praegu kallid televaatajad, kallid raadiokuulajad, siin nüüd ja praegu toimub Charles Péguy, Jeanne d'Arci armastuse müsteeriumi, Marika Põldmaa tõlkes, toimetamises ja tema kirjastuse poolt väljaandmises avalik pidulik esitlus. Nüüd on ta esitletud. Ura! Väga hea, täiesti suurepärane. Ja kui esitlus on peetud, siis tuleb alati küsida, kus seda raamatut siis nüüd osta saab. Ja siin on nüüd oluline asi, et te olete teinud sellise asja nagu kirjastus avamaa.ee. Ei ole. Avamaa.org. Avamaa.org, näete, jälle panin mööda. Ja siis siit siis saame vaadata, kuidas seda raamatut ostma võib minna. Lähme raamatut ostma, klikime siia peale. Nii, palun kommenteerige. Ma arvan, et teie stuudio selliseid salvestusi jälgivad ikkagi lugemisvõimelised inimesed. Et ma võin lisana veel seda öelda, et mis seal kirjas ei ole, on see, et saab maksta alati tööjõus. Et tallu saab tulla alati tööle, talgutele. See on seal kirjas isegi. Ja ostja erisoovidele võime alati vastu tulla. Ja aga on ka kel siiras huvi raamatu vastu, aga hind käib üle jõu, on võimalus maksta ka täistööpäevaga talus. Täiesti suurepärane. Nii et meie oleme avatud kõikvõimalikele naturaalpakkumistele. Nii et, ja nii nagu minu Novecento publiku hulgast tuli mulle väga palju abilisi, ma ütleksin, et publiku hulgast on ikkagi 10 aastaid seda sõnnikut sealt laudast välja visatud, nii ma loodan, et ka Charles Péguy toob meile tööjõudu.
siis on võimalik tegelikult ju teha ka selline lüke, et lihtsalt toetada kirjastust, sellepärast et näed, siin on teie lambad ilusti olemas. Selleaastased lambad, kirjastus, avama ühed sellised toetajad samuti. Et siin on võimalus teha siis ka lihtsalt toetusülekanne ka ja see on ka väga oluline, sellepärast et teil nüüd siis juba nii Marikal kui ka sinul mõlemal vist nagu koostöös on tegelikult plaanis anda veel PEGI teoseid välja. Jah, et ma tegelikult, kui meil sündis teine laps perekonda, siis ma just alustasin PEGI teise müsteeriumi tõlkimisega. Et ma olen sellega ka just selle esimese tõlkega jõudnud ka kolmandiku peale. Et tegelikult ja kus juures, et kui see Jeanne d'Arc ja armastuse müsteerium on selline teos, mis käib ära nagu sinna sügavikku, läheb nagu välja, siis tegelikult see lootuse müsteerium, mis on siis järgmine, et siis see nagu tõuseb samavõrra üles veel kõrgemale. Nii et mõnes mõttes see oleks nagu hea, kui saaks selle kaare lõpetada. Täiesti suurepärane. Ma arvan, et selle mõttega on hea lõpetada seda saadet, mida sa ütlesid, Marika, et loodetavasti me oleme kunagi kõik selle ülespoole suunduva lootuse kaare peal. Aga enne kui me veel päriselt seda saadet lõpetame, kuulame ühe lõigu ka Charles PEGI teosest ja mis lõik see siis on? Marika võib natukene tutvustad. Selle loeb siis Vahur Paul ja peab ütlema, et minu jaoks on see tegelikult selle Jeanne d'Arc ja armastuse müsteeriumi tuum katkend. Ja see on huvitav, et kui seda raamatut iseenesest teatakse Maarja ristitee järgi eelkõige, mis seal sees on, siis tegelikult nagu see päris tuum on ikkagi see Jeesuse, tuleb nagu läbi Jeesuse sõnade, mis on või nagu sellest tundest, mis tal on ristil enne seda, kui ta hinge heidab. Et ja see on näidendis jõuab siis Madame Gervais sellise tegelase läbi. See on nagu tema nägemusest katkend. Aga loomulikult on kõikidel inimestel võimalus veel minna tõepoolest siis sellise lehe peale nagu avama.org ja sealt juba avaneb teile pilt, et kui te soovite seda raamatut osta, siit saate ostma minna või ka kirjastust toetama minna. Nii et see on äärmiselt oluline, kui te sellise lükke ka teeksite. Marika ja Vahur Paul, ma tänan teid, et tulite siia stuudiosse. Aitäh kutsumast. Aitäh, Markus. Nagu surija, nagu kõik surijad, lasi ta silme eest läbi terve oma elu. Hetkel, kui ta selle ära andis. Kui ta andis selle tagasi oma isale. Ühel päeval olid ta kaaslased leidnud, et ta on liiga suur. Lihtsalt. Ühel päeval olid sõbrad olid leidnud, et ta on liiga suur. Ühel päeval olid linnakodanikud leidnud, et ta on liiga suur. Ja ta polnud olnud prohvet oma kodukohas. Kristlased, te teate miks? Sest ta oli tulnud kuulutama Jumala kuningriiki. Kõik olid leidnud, et ta on liiga suur. Paistis liiga palju välja, et ta on Jumala poeg. Kui temaga läbi käidi. Juudid olid leidnud, et ta on liiga suur. Ühe juudi kohta. Liiga suur juut. Paistis liiga palju välja, et ta on Messias, keda prohvetid olid ette kuulutanud. Kellest kuulutati, keda oodati sajanditest sajandeisse. Ta lasi silme eest lasi läbi kõik tunnid oma elus. Kogu elu Natsaretis.
ta oli külvanud nii palju armastust. Ta lõikas nii palju viha. Tema süda põletas teda, tema armastusest õgitud süda. Ja oma emale oli toonud ta selle, et ta sai näha, kuidas. Tema ihuvilja niimoodi koheldi. Ja need olid samad, kes palmipuude pühal. Mõned päevad varem, mõned kuud, mõned nädalad varem, palmipuude pühapäeval, olid talle korraldanud selle piduliku sissesõidu Jeruusalemma. Tema süda põletas teda, tema süda õgis teda, tema armastusest põletatud süda, tema armastusest õgitud süda, tema armastusest otsa saanud süda. Ja iial pole inimene äratanud nii palju viha. Iial pole inimene äratanud sellist viha. Oli see vast väljakutse. See oli nagu proovikivi. Nagu ta oli külvanud, ei olnud ta lõiganud. Tema isa teadis, miks. Tema sõbrad, armastasid nad teda sama palju, kui tema vaenlased teda vihkasid. Tema isa teadis seda. Tema õpilased ei kaitsnud teda sugugi sama palju, kui tema vaenlased teda piirasid. Tema õpilased armastasid tema õpilased teda sama palju, kui tema vaenlased teda vihkasid. Tema isa teadis seda. Tema apostlid ei kaitsnud teda sugugi sama palju, kui tema vaenlased teda piirasid. Tema apostlid armastasid tema apostlit teda sama palju, kui tema vaenlased teda vihkasid. Tema isa teadis seda. Need 11 armastasid nad teda sama palju, kui see 12, kui see 13 teda vihkas. Need 11 armastasid nad teda sama palju, kui see 12, kui see 13 teda oli reetnud. Tema isa teadis seda. Tema isa teadis seda. Mis see inimene siis oli? See inimene. Keda ta oli päästma tulnud? Kelle loomusesse oli ta end rüütanud? Ta ei teadnud seda. Inimesena ei teadnud ta seda. Sest ükski inimene ei tunne inimest. Sest inimese elu, inimelu inimesena ei ole piisav, et tunda inimest. Niivõrd on ta suur ja niivõrd on ta väike, niivõrd on ta ülev ja niivõrd on ta madal. Mis see inimene siis ikkagi oli? See inimene. Kelle loomusesse oli ta end rüütanud? Tema isa teadis seda.